No enne kui ma sellele viimasele küsimusele vastan, ma tulen teie selle pika sissejuhatuse juurde tagasi, et ma arvan, et need Wolensi tähelepanekud ja kõik, mida ka Raul Narits ütleb, et see on täiesti õige, et ideaalis võiks juristid nii-öelda koolipingist mitte kohe minna juurat õppima, et ka Ameerikas on nii, et sa pead enne tegema baka ja siis saad minna nagu juristiks õppima. See võib-olla annab nagu veidi laiema maailmapildi, et ma mõtlen ise tagasi, kui ma olin 25-aastane ja et mul oli kunagi selline mõte, et tahaks kohtunikuks saada ja ma andsin endale selgelt aru, et ma küll midagi maailmast tean, aga et enne 40. eluaastat ma ei kujutaks ette, et ma läheksin ma ei tea, mingites asjades kohut mõistma, kui mul ei ole lihtsalt elukogemust ja ma arvan, et võiks olla inimesel natukene suurem elukogemus, kui ta näiteks kohtunikuks saab, et kas see peaks olema just 40 või 30, et see on hinnangu küsimus, inimesed on ka väga erinevad, eks. Aga 25-aastased inimesed tänapäeval on ikka vahest suht elukauged küll ikka, et heaolu ühiskond, mis on Eestis kohale jõudnud kohati, et mõned on nagu vati sees kasvanud, et tekib nagu hirm, et mida nad sellest päris maailmast teavad, aga jällegi see oleks nüüd liialdus kõigi peale seda öelda. Aga nüüd küsimuse juurde tagasi tulles, siis et ma arvan, see üldistamine on suhteliselt keeruline selles olukorras, et kohtunikud, politseinikud, ka kaitsepolitseinikud, kõik on ainult inimesed, eks on ju. Et kindlasti on häid kontakte, on vaenulikke kontakte, aga tervikuna ma arvan, et see suhtlus kohtunike ja kaitsepolitseinike vahel on tegelikult ikkagi väga piiratud, et eriti peale seda kriminaalõiguse ja menetluse reformi, kus kogu selle menetluse juhtimise võttis ju oma peale prokuratuur, et mõned üksikud koolitused, millest ma tean, mida on kohtunikele tehtud ja see on ka pigem olnud kohtunike poolne oma initsiatiiv, mida ma tean, et seoses siin kas terrorismiga või mingite küsimustega ja et ma siinjuures jälle ei alahindaks kohtunikke, et ma ei arva, et nüüd 1 või 2 koolitust kapitaalselt suudaks kohtuniku maailmapilti muuta, et ma arvan, nad on ikka tervemõistuslikud inimesed ja suudavad neid otsuseid ise teha. Kui seda ohtu nagu nii näha, et siis ei tohiks nagu neile kedagi juurde lasta, et koolitusi teha, aga ma arvan, see on nagu hädavajalik, et rääkimata konkreetsest inimesest ja konkreetsest lahendist, et mulle üks inimene ütles, kes on kohtunikuna töötanud, et oleks ta mõningaid asju teadnud 10 aastat tagasi, oleks ta mõned kohtuasjad teisiti lahendanud, et ta on nii-öelda vahepeal lihtsalt targemaks saanud, eks. Et ma arvan, et pigem see koolitamine on positiivne ja ma arvan küll, et need saavad olla ainult üksikud, kes lasevad ennast nii kergelt mõjutada, et mul on sellesse nagu raske uskuda. Aga tervikuna ma arvan, et need suhted on olnud väga positiivsed ja täiesti sellised kollegiaalsed, et ammu aega tagasi Jüri Pihli, nüüdseks kadunud Jüri Pihli eestvedamisel kaitsepolitsei kohtus, ma ei ütle, et regulaarselt, aga mõned korrad ikka kohtus näiteks Riigikohtu kriminaalkolleegiumiga arutleti mingisuguseid asju, see oli 90ndate keskel. Peale seda, kui kaitsepolitsei endale sai ülesandeks ka kohtueelse uurimise, et ma arvan, see oli nagu vastastikku kasulik, et nii et ja ma ei arva küll, et nendest kohtumistest nüüd riigikohtunikud ennast kuidagi mõjutada lasid.